tüdrukud, miks te klassi ei lähe? Kas uks on lukus veel? Ei, aga seal on nii külm. Jah, radiaatorid on jääkülmad. Hästi, ma lähen uurin kohe asja. Õpetaja, kas me võime koju minna? Oodake natuke puhkenurgas. Tuli välja, et terves koolis olid korraga radiaatorid külmaks läinud ja peale 3. tundi lubati meid koju. Ühte klassi pandi küll elektriradiaatorid ja kes ei saanud koju minna veel, võisid seal koduseid ülesandeid teha. Kas sa lähed koju, Kärt? Ma ei tea, Sofia on lasteaias kella 4-ni. Emal on praegu veel trenn spordikeskuses. Aga tule minu poole. Kas su ema lubab? Muidugi. Ma ei tea, me võime ju õpetaja kabinetist helistada ja küsida. Halloo, ema, meil lõppesid tunnid juba ära. Juba? Jah, meid lubatakse koju, sest siin on nii külm. Ema, kas Kärt võib meie juurde tulla? Tal pole kedagi kodus veel. Ikka võib. Sa võid tulla. Ma proovisin ema mobiilile ka helistada, aga telefonile ei vastanud keegi. Kui ta on trennis, siis ta ei saa alati vastata kohe. Kui me kooli uksest välja läksime, hakkas lund sadama. Mu vanaisa ütleb, et kui lund sajab, siis läheb soojemaks. Ma loodan küll, et läheb soojemaks. Kärt, kas sa said mu sünnipäevakutse kätte? Jaa, sain küll. Ja Sofia sai ka. Millal sinu sünnipäev on? Minul on 7. mail. Vaata, su ema on seal. Tere! Tere, tere! Oi, kas ma võin su väikevenda vaadata Adeele? Lähme parem tuppa sooja. Adeele vend jäi peale sööki kohe varsti uuesti magama. Ah jaa, talle pandi lõpuks nimi ka. Artur. Adeele ja Artur. Kõlavad päris hästi, ma arvan. Kärt, su ema helistas enne ja oli mures, kus sa oled. Ma siis helistan talle. Kas ma võin su telefoni kasutada, Adeele? Ikka, ma vahetan kooli riided ära. Okei. Tere, ema, ma olen Adeele juures. Kärt, palun teata mulle ka teinekord, eks? Ma helistasin koolinumbril, sealt öelda, et sa läksid koju, kodus keegi telefonile ei vastanud. Palun vabandust, kas ma võin natuke veel olla siin? Aga mitte väga kaua. Olgu. Kärt, kas sa aitad mul teha nimekirja asjadest, mis mul on sünnipäevaks vaja ette valmistada? No nagu õhupallid, mingid mängud välja mõelda. Kuule, ma vist ei saa. Ma pean varsti koju minema. Või ma oli natuke pahane. No siis mõni teine kord. Jah, teine kord. Kärt, kas sa olid kadunud vahepeal? Ei olnud, ma olin külas. Aga sa pead ütlema, kui sa lähed külla. Jah, ma tean. Õhtul käisime ema ja Sofiaga saunas. Ema, kas ma homme võin minna peale kooli Adeele juurde? Me tahame tema sünnipäevapeost rääkida. Tegelikult mulle helistati just koolist, et esmaspäevani on kool suletud küttesüsteemi rikke tõttu.